see on üldiselt nagu huvitav lugu, näiteks peale gümnaasiumit ma ei teadnud, mida edasi teha. Kui ma nagu, esmalt töötasin siis nagu Eesti Maanteemuuseumis ja siis lõppude lõpuks jõudsin näiteks Bauhofi, taimeosakonda, koduosakonda. Ning üldiselt taimetöö vastu on nagu huvi alati olnud ja siis, kui ma seal nagu osakonnas töötasin, siis hakkas nagu äratus huvi nagu ühe rohkem. Ja siis ma hakkasin, ütleme niimoodi, et tuli uus aasta, on ju, vaja ikkagi ülikooli minna, nagu tööl on käidud, et nagu võiks minna, on ju. Ning siis ma hakkasin otsima erialasid. Käisin läbi, ütleme veel nagu teisi ülikoole ja aga ma nagu väga midagi ei leidnud sealt, ei kõnetanud mind. Ja siis korraga ma vaatasin selle Maaülikooli lehekülje. Võtan sealt erialad ja siis, seal ka nagu vaatan, et okei, et mingid teised erialad, on ju. Ning siis ma loen välja nagu keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus. Ma olin mingi, et siia ma tahan tulla. Ning mul tekkis kohe siuke nagu tuluke läks peas põlema, et selle ma valin ja siin ma praegu olen. Minu tee siia kooli on mõnes mõttes minu varasemate valikute loogiline jätk ja ma seda mõtet mõlgutasin peas õige mitu aastat. Jäi natukene nagu aega ja julgust puudu, aga mida rohkem õpingud edenevad, seda rohkem olen veendunud, et ma olen õiges kohas. Ja minu nii-öelda teekond selles mõnes mõttes sellel rajal algas üsna varases lapsepõlves, kus ma joonistasin ja tegin makette. Siis ma tegin palju aastaid mingeid muid asju, õppisin hoopis muid asju, töötasin hoopis teistel erialadel ja niisugune põhjalikum sissehüppe toimus siis, kui ma läksin Suuremõisa Hiiumaa ametikooli õppima. Et mul on õnnestunud seal õppida kokku 4 aastat nii maastikuehituse kui linnaaianduse erialal. Nii et siis õppides ja vaikselt ikkagi valdkonnaga kokku puutudes ja lihtsalt see kirg vaadata linnaruumi, vaadata maastikke ja nagu mingis mõttes huvi seda lugeda ongi mind siia toonud. Mina käisin 12. klassis siuksel ägedal sündmusel nagu Õpi Tartus mess, mida korraldatakse Tallinnas. Ja seal tutvustatigi erinevaid Tartu erialasid, mida siin kõik Tartus õpetatakse. Ja siis seal olid 2 hästi toredat tüdrukut, kes olid Maaülikoolist, rääkisid siis sellest erialast. Ja kuna nad tundusid mulle nii sümpaatsed ja ägedad, andsid mulle isegi mingi raamatu kaasa, siis kodus ma seda lugesin, mõtlesin ka, et mida ma teha tahaksin, kuna mulle väga meeldib loodus, mulle meeldib olla loominguline, siis see tundus justkui nagu loogiline valik siia katsetada ja tulla. Mu gümnaasium ka tõi meid siia Tartusse, et nagu näidata seda ülikooli ja see oli jälle meie seltsi nagu inimesed, kes nagu näitasid kõike. Ja see ongi, et kuna ma nii palju juba seal seltsiga kokku sain ja puutusin ja nägin, kõik oli nii sõbralikud, mõtlesin, et tahan ikka ka tulla. Tahan ikka ka näha teda. Ja kuna ka see erial on ka nii nagu kunstilik ja siuke, mis mind huvitaks, siis nagu oli minu jaoks perfektne koht, kuhu minna. Ma ei tea, kas ma just seda ei oodanud, aga jah, mis on meid nagu positiivselt üllatanud, on see, et kõik inimesed, kes siin õpivad, on hästi sõbralikud, hästi armsad, alustades meie kursusega, lõpetades, ma ei tea, kõikide teistega, esimese kursusega, magistritudengitega, et kõik on nagu ülitoetavad meie kursusel ka, et ükskõik mis probleem on, et kõik inimesed alati on sind valmis aitama ja abistama, et siukest kuidagi nagu, ma ei tea, näiteks magistriga ka ei ole siukest tunnet, et nad kuidagi oleks meist paremad, vaid alati pigem on see tunne, et nad tahavad meid aidata ja meie probleeme kuulata ja siis enda kogemusest meid nagu aidata. Kui ma tulin siia, ma täpselt ei teadnud, mis see mastertuur oli ja peamiselt tulingi, et oma kunstiloovuse jaoks ja et mulle just meeldis posteri teha ja siis meeldis nagu kujundada, aga siin tulles ma õppisin rohkem just nagu keskkonna, kuidas keskkonna parandada, kuidas olla keskkonnasõbralikum ja see just minu jaoks nagu midagi, mis ma üldse ette ei ootanud. Et nagu, ma ei tea, tahaks maailma paremaks teha nüüd rohkem, kui ma varem tahtsin. See on eriti minu inspireeriv olnud õppida. Ma mõtlen selle üle, et kas on midagi, mida ma ei osanud oodata, siis võib-olla erialaselt kindlasti mitte. Et see on täpselt nii
nii vaba ja ka nii akadeemiline, kui ma eeldasin. Aga mida ma võib-olla ei osanud ikkagi nagu ette arvestada või mõelda, on see, et see on nii suure õpikoormusega eriala. See on tõesti väga suure õpikoormusega eriala. Et selle üle ma olen natukene üllatunud, et mitte kaeblik ja mitte õnnetu, aga üllatunud. Õppetooli juures ma hindan kindlasti väga kõrgelt seda, et see on pigem nagu väike küla, nagu perekond, kogukond ja ta on niisugune kokkuhoidev ja samas hästi selline vaba ja erialaselt muidugi hästi inspireeriv. See teadmiste pagas nagu selles erialas on hästi-hästi palju nagu suurenenud. Et näiteks nüüd, kui sa kõnnid nagu linnapildis ringi, siis sa võib-olla vaatad ja saad mingeid asju paremini aru, kui näiteks lihtsalt täiesti tavaline linnakodanik linnas vaata. Et sa mõtled nagu, et okei, et see tee võiks olla siit nagu võib-olla laiem, mõnest kohast võib-olla natuke kitsam, et mingid sellised täiesti nagu ütleme, et sa ei mõtle täiesti tavalise inimesena selliste asjade peale. No spetsiifiliselt siin Maaülikoolis meie esiteks koridore väga hindan, meil on see nii kodune, nii hubane, alati kui ma siia tulen, siis on niisugune mõnus õhkkond siin, et ma ei tea, mõnikord on puhkeruumi keegi toonud oma kohvikust, kus ta töötab mingeid küpsetisi, et siin on alati niisugune tunne, nagu olekski teise koju jõudnud, et seinte peal on erinevad postrid, plakatid teistest töödest, mida on alati huvitav lugeda, et ütleme nii, et siin ei hakka nagu kunagi igav. Ma mäletan, et esimesel kursusel meil oli õppeaine sissejuhatus maastikuarhitektuuri. Seda oli nagu päris palju, see oli jaotatud nagu 1,5 aasta peale, siis teise poole aasta peale. Minu arust see oli nagu üks põnevamaid asju, mis nagu praegu siiani läbi käinud, sest et see oli selline suhteliselt loov. Me saime seal teha näiteks vaata seda maketti, mis tuli siis vist nagu esimese poolaasta lõpul. Siis me õppisime kasutama nagu näiteks Photoshopi, InDesigni, selliseid rakendusi. Seal oli ka hästi palju loovaid ülesandeid, näiteks mingite mustrite jäljendamine ja mingid kohajäljendused ja näiteks ma mäletan, kui me disainisime mingit nagu koha nagu mingit postrit näiteks, et see oligi lihtsalt kahevärviline. Sellepärast võib-olla see eriala ka, nagu ma olen lihtsalt nagu nii äksi täis, nii energiline, et see on nagu loov, et sa saad siin nagu teha asju, mida sa päriselt tahad. No ma olen praegu esimesel kursusel. Ma kindlasti ei saa või isegi ei taha valida või osutada ühele konkreetsele ainele, sest et ma mõistan seda, et need on nii tihedalt läbi põimunud ained, aga mis on hästi tore ja hästi huvitav, on tegelikult see, et ka niisugused silmaringi ja üldained, ma ei tea, keskkonnakaitsest, ökoloogiast, ma ei tea, mullateaduse või taimede tundmiseni, et need aitavad moodustada nii selgelt tajutud tervikut, et see ei ole ainult niisuguse nagu arhitektuurse poole loomise kool, vaid nagu selle mõistmisele, selle suurema süsteemi mõistmisele hästi nagu tugevat rõhku panev kool. Mulle on väga eredalt meelde jäänud linnaruumi kujundamine, mis oli siis nüüd 3. aastal meil ja see oli üliäge, sellepärast et saimegi kujundada siis Paldiski linnaruumi mingeid erinevaid lahendusi ja saime ka päriselt koha peal Paldiskis käia, rääkimas enda siis lahendustest ja seal oli ka abivallavanem siis meid kuulamas, andis meile ka mingeid näpunäiteid ja kuulas meie ideid ja ütles ka, et nagu et mingid ideid saab päriselt kasutusse lasta, et see oli nagu äge näha, et päriselt midagi, mida ma siin koolis ka teen, et võib-olla kunagi midagi sellelaadset tehakse ka päriselt linnaruumis ära, et see oli nagu väga lahe. Mul on iga aasta olnud just üks õppeaine, mis kõige rohkem on meeldinud. Ma mäletan, mul esimene kursusel oli Photoshopi tund, kus oli joonistamine, selline tegelemine.
ja seal õppisin väga palju uusi neid programme ja asju, mis mind väga meeldis teha. Teine kursus oli mul detailplaneerimine, oligi Peetriga ja seal jälle oligi õppejõud oli nii tore ja siis nagu üldse see aine oli väga tore, kuna saime nagu päris planeerida mingit ala ja nagu teha postreid ja asju. Ja see aasta 3. kursus on lemmik olnud linna planeerimine. Mis üldse puudutab õppejõude, siis see üldine sõbralikkus ja toetus on nii sümpaatne ja nii inspireeriv, et ma arvan, et ma oleksin ülekohtune, kui ma kedagi eriti esile tooksin, sest et kõik on nagu üks müür, kes nagu toetavad meid meie õpingutes ja ma arvan, see ongi nagu kõige suurem võib-olla erilisus. Hästi-hästi põnev õppejõud oli ka Martti Veldi. Ta andis meile seda maastiku ajaloo ainet. Ma mäletan, see aine läks nagu linnulennu, sa lihtsalt läksid sinna tundi, on ju, ja siis sa lihtsalt nagu kuulasid, vaatasid, me ei konspekteerinud seal tunnis nagu mitte midagi. Nagu väga nagu meeldis ühesõnaga see aine mulle. Ja siis ma mäletan, et seal me pidime tegema ka mingi ühe töö, mingi ala kohta. See oli ka päris põnev, siis me saime seda klassi esitleda nagu mingi video ja siis me kuulasime seal mingit hääli, ma mäletan selles töös ja mingi helikollaaž oli mingi selline asi. Meil oli just eelmine pool aasta aine maastikuehitus on ju ning seal oli külalisõppejõuks meil siis tajuruumist Terje Ong. Väga äge inimene nagu juba persooni mõttes on ju, et ja selle aine raames me käisime ka nagu Viljandis, meil oli siis see projektala, kuhu me saime siis nagu päriselt midagi kujundada ja teha selle nagu või viia see projekt nagu sellisesse staadiumisse, et sellel on seletuskiri ja joonised. Ma tahaks välja tuua kõik õppejõude, sest et tõesti siin nagu õppejõud ka väga on toetavad, et iga probleemi küsimusega tead, et alati saad nagu sõbraliku vastuse ja kõik nagu tõesti tahavad sind aidata. Aga kes mulle nagu eriliselt meelde on jäänud, on võib-olla Peeter, et ka tihtipeale, kui mingid, ma ei tea, täiesti teiste ainete projekte teeme kuskil arvutiklassis, et alati paneb oma nina sisse, küsib, mis te teete, et kas ma saan teid aidata ja alati, kui ongi mingi küsimus, siis ta jätab kas või kõik oma asjad ja tuleb ja seletab meile mingeid asju 3 korda üle, enne kui keegi siis aru saab, et see on nagu hästi armas ja tore. Praegu on üheks külalisõppejõuks ka nagu Sten Juur on ju, kuhu või siis nagu temaga me teeme ka praegu ühte projektala ning selle projektalaga seoses me läheme siis homme Viimsisse ning meil on seal sellised taimelapid, mida me peame siis nagu hakkama täiendama ja nagu sinna midagi projekteerima ja siis lõppude lõpuks me viime need nagu valmis ka, ehitame valmis. Mingid 3 tükki valitakse. Nii et jah, tundub põnev. Ja nagu minu arust nagu tegelikult mis on ka päris äge nagu päris inimestega koostööd teha, et sa saadki päriselt nagu nende kohalike käest nagu sisendi, mida nad tahaksid ja siis sa saad, see ongi põhimõtteliselt tulevikus meie töö ju, et mingite klientidega tööd teha ja saada nende mõtetest aru ja lõpuks need siis ka päriselt ellu viia. Mis on minu nagu kõige väärtuslikum kogemus? Ma olen selle peale juba päris pikalt nagu mõelnud. Ja ma arvan, see kureeritud juhendamisel võetud aeg süveneda mingitesse meie linnaruumis või laiemalt maastikus või keskkonnas toimuvatesse muudatustesse või väljakutsetesse, et see aeg ja luksus süveneda, et see on olnud minu jaoks nagu kõige huvitavam, et ma olen olnud linnaruumi nii aktivist kui selliste teemade üle nagu mõtiskleja väga palju aastaid. Aga see, et ma teen seda nüüd nagu täiesti ütleme siis nagu professionaalselt juhendatuna, et see on väga äge, sest et see sissevaade ja see tunnetus ja nagu arusaamised, mis niimoodi nagu välja kuidagi kristalliseeruvad, et nendel on ka ju professionaalses mõttes mingi väärtus, et see ei ole lihtsalt enam inimene tänavalt arvab midagi, mis talle meeldib või ei meeldi, et sellega tihti ei ole midagi peale hakata, aga kui sa suudad seda nagu
nagu sügavalt põhjendada või nagu mõistad selle, ma ei tea, tagapõhju ja mõjusid, siis see on äge. Ma arvan, et üks kõige väärtuslikumaid asju üldse selle eriala juures on meie erialaselts EMÜS. See on andnud mulle nii palju kogemusi ja võimalusi, et see on kindlasti üks kõige väärtuslikum asi siin selle eriala juures ja ongi sellega me oleme saanud käia näiteks Amsterdamis Erasmuse reisil ja üks veel äge asi, mida ma olen teinud seltsis, mida tahaks välja tuua, on see, et eelmisel sügisel korraldasin ma tudengipäevade raames Drink and Trad. Et see oli ka hästi äge, et niisuguseid nagu igast seinast seina üritusi ongi siin, et saab büroosid külastada, saab erinevaid sündmuseid korraldada, et niisugune väga-väga äge ja soovitaks nagu kõigile seltsi astuda. See on väga nagu hea olnud minu jaoks, on see, ma sain Rumeeniasse minna Elasaga, mis oli väga niisugune erinev kogemus, kõik nagu näha uut riiki niimoodi ja näha kõike nagu teisi masterituuri nagu õpilasi teistest riikidest. Ja see on väga palju nagu inspiratsiooni andnud. Maastikuarhitekti või maastikuarhitektuuri ja linnaplaneerimise väärtus tänapäeva maailmas minu meelest tegelikult defineerib võib-olla kõige rohkem meie elukeskkonna kvaliteeti ja suundumusi. See on märksa laiem, olulisem ja kriitilisem küsimus kui ühe või teise üksiku objekti nii-öelda arhitektuurne vorm. See on ju tegelikult see, et me mõnes mõttes mitte ei disaini ainult elukeskkonda, vaid me tegelikult disainime elukeskkonna teenuseid. Ja mida linnastunum on maailm ja tundub, et see trend on vähemalt praegu täiesti pöördumatu, siis seda kriitilisem on see, et seal, kus elavad miljardid inimesed, oleks jätkusuutlikult võimalik hästi ja tegelikult paremini kui täna elada. Mitte nii, et me juba lehvitame nagu kõigele sellele, mis on meile nagu inimestena elukeskkonna puhul normaalsus. Ma ise olen pärit Tallinnast, ehk siis nüüd ülikooli ajal kolisingi Tartusse ja see oli minu jaoks täiesti uus kogemus, sest et enne seda ma olin Tartus käinud, ma ei tea, 2-3 korda. Ja ma arvan, et Tartu on üliõpilasele kõige parem koht, kus õppida, sest et siin on tõesti see tudengielu on täiesti midagi teistsugust, et ma ei tea, sõbrad ja sõbrannad kõik, kes õpivad Tallinnas, et neil ei ole niisugust asja nagu meil siin Tartus, et seda nagu ei saagi sõnadesse panna. Et kuidas siin ongi need linn on täis tudengeid, eriti need tudengipäevad, mis siin erinevad sündmused, üritused kõik on. Et see on lihtsalt nii äge ja ma arvan, et Tartus on kõige ägedam üliõpilaselu. Mis vast Maaülikooli veel teistest koolidest eristab, aga ma loodan, et varsti enam mitte, on see, et kui sul on eriliste vajadustega pereliikmeid, näiteks nagu minul on see väike väänik, siis kooli õppetool on hästi tolerantselt sellesse suhtunud, et see väänik käib aeg-ajalt loengus kaasas. Tõsi, ta on üsna tubli, aga siiski, et ma ei pea olema valiku ees, et kas käia ülikoolis või olla sellise pereliikme uhke omanik. Ja minu meelest see näitab väga palju mitte ainult suhtumist loomadesse, vaid tegelikult empaatiat ja suhtumist inimestesse. Mingid soovitusi uutele sisseastujatele. Võtke külma närvi. See on nagu kõige lihtsam asi vist, mida inimestel nagu alati öelda ka. Sest lõppude lõpuks, kui ma vaatan nagu tagasi, siis see on seda väärt mu närvitsemist. Väljendage oma ideid korrektselt paberil. See on oluline. Sisseastumiskatsel ei tasu ka piiridesse kinni jääda. Et sealt võib alati välja minna. Ongi põnevam.